era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Ilusat reede õhtut teile. Ma mõtlesin, et ma sellel nädalal ei hakka väga pushima nädalavloogi, et ma teen siis sellise talise sünna prepi ja talise sünnavloogi ja praegu on siis reede õhtu, täpsemalt juba 10:30. Me jõudsime just Märjamaa kompanii ja Kohtla-Järve on ju. Ja Kohtla-Järve mängult. Kompud võitsid, tore, neil oli seda vaja. Ja igatahes talis on homme sünnipäev või tegelikult oli teisipäeval, aga me peame siis seda homme. Ja nagu ikka, siis on vaja torti teha. Ja kuna ma päeva jooksul tegin teisi asju, siis ma lihtsalt ei jõudnud päeva peale seda torti teha, nii et praegu on siis vaja vähemalt biskviidid valmis küpsetada ja siis need ära immutada ja siis homseks tordi kokku panna, sest et mul on tunne, et ma ei viitsi täna midagi siin vahustama hakata ja värki, nii et põhimõtteliselt kui ma saan biskviidid immutatud ja need külmkappi, siis on juba väga hästi, siis ma hommikul saan nagu muuga tegeleda. Nii et praegu on plaan selline. Ja õnneks mu ema tegi mu elu ülilihtsaks, tegi juba kartulisalati valmis, tegi seal mingisugused juustumäärded ja asjad ja mingi seene sibulasalati. Ühesõnaga, ta tegi juba pool prepi ära, ütleme siis nii. Minu kanda on siis magus, homme mingi snäkivaagen ja siis vaatab nipet-näpet veel sinna lauale. Nii et hakkan aga pihta ja ma tahaks loota, et see ei võta rohkem kui tund. Aga ma kardan, et see võtab 1,5 tundi. Nii et ma hakkan kohe pihta, siis ma saan enam-vähem õigel ajal voodisse ja hommikul ei ole kuigi raske. Ma olen vist mingis blogis rääkinud ka, aga ma olen katsetanud igasuguseid biskviidipulbreid ja olen ise proovinud biskviiti teha. Ja kõige parem ja mahlasem isegi ilma immutamiseta on jäänud selle biskviidipulbriga. See on siis Tartu Miili juubelitordipulber ja tõesti, sellega jääb ülimahlane biskviit. Siia on vaja ainult lisada 200 millilitrit vett, segad kokku, piskad ahju 20–25 minutit 180–185 kraadil. Nii et kõigi esim torditegu üldse selle pulbriga, lihtsalt ülejäänud on segu ja täidis siis, nii et väga soovitan järgi proovida.
sain nüüd need biskviidi asjad tehtud, panin külmkappi, need jäävad nüüd hommikut ootama, siis vaatan edasi, mis ma nendega teen, mul on vaja veel hommikul kindlalt poes ära käia, sest et käisime 2 poes, ühes ei olnud neid biskviidi pulbreid, tordipulbreid ja teises on vahukoort, nii aesõnaga. Ma pean vahukoore järgi minema, võib-olla võtan 1 toorijuustu veel juurde. Et ma ei saagi siis hommikul kohe vara nagu tegema hakata, mille peale ma ei mõelnud kahjuks, aga nojah, läheb siin nagu läheb. Aga kuidas nädal algas, seda näed nüüd järgmises klipis. Käes on esmaspäev, kell on 8 saanud. Mina istun autos, tõin Preveni just lasteaeda ja nagu eelmine nädalgi, siis ka sel ajal, siis ka täna jäi ta nutuga lasteaeda ja see on lihtsalt südantlõhestav. Õnneks nagu ma ise jäin ta riided sinna korrastama ja ma kuulsin, et ta nagu kohe põhimõtteliselt, kui ma olen ära läinud, siis juba rahuneb maha, ütleb veel, et tahan emmet ja siis on juba vaikus. Nii et selles suhtes ta nagu ei jää sinna nutma mingi tükiks ajaks, vaid nagu rahuneb kohe maha. Aga ikka väga raske on, kui vaatab sinu poole ja siis siirutab käed välja niimoodi, et umbes ära mine vaata. Aga jah, me viisime siis täna talle selle sügise teemalise mingisuguse meisterduse kaasa. Me tegime siis niimoodi lehtedes lõvi, et tal oli nagu lehed moodustavad siis selle lõvilaka. Nii et see sai päris tore ja ma tegin Prevenile nagu näo, ise tegin musta pliiatsiga ette, et ta teeks siis vildikaga ja siis ei, no tore sai selle suhtes, hull polnud küll. Ta jah, esimene lasteaiameisterdus siis. Et ma ei tea, natuke veel süda väriseb. Aga ma arvan, et ta jäi rahulikult sinna nagu eelmisel nädalal, et õpetaja kordagi ei helistanud tagasi, et nüüd umbes tule järgi. Ja reedel ta jäi ilusti magama ja kõik nii, et selles suhtes nagu on hästi, on ju. Aga just, et see algusasi, et ta ei taha üldse jääda, see on nagu raske. Nüüd ma lähen koju, teen endale hommikusöögi. Ma käin pesemas ära, siis ma loen natuke raamatut, siis ma panen klapid pähe. Vahepeal võtan arvuti välja, mul on vaja registreerimisleht lõpuni teha ja ja siis trükikott ära saata, et ma saaksin õhtul need ära tuua ja plakatid samamoodi ja siis ma võtan raamatu kätte, loen raamatut ja siis juba on ilmselt kell nii palju. No koristan ka muidugi vahepeal. Isegi enne hommikusööki, ma arvan. Ja siis on küll juba nii palju, et nagu lõuna tuleb kätte, et kas Preven jäi ilusti magama ei jäänud, siis jääme nagu seda ootama. Ja kui ta jäi magama, siis ma pean juba ennast trennideks sättima hakkama, sest mul hakkab täna esimene trenn kell 4, aga ma lähen juba 3 kohale, siis mul on natuke aega. Nii et täna hakkab siis tööga pihta kreisi. Alles nagu hakkas suvevaheaeg ja nüüd juba läbi. Aga olgu, ma panen ajama. Ma nüüd lähen koju ja loodan, et Prevenil on kõik hästi. Ja tšau. Päev on siis juba sinna maale jõudnud, kus ma liigun esimesse trenni. Kell 4 hakkab siis Prima grupi trenn Raplas ja kell varsti saab 2:30, ma püüan 2:30 umbes seal olla, siis mul on pool tundi veel natuke ettevalmistust. Saan oma ette läbi tantsida ja kõik. Ja siis tulevad Forted ja Femsid. Ma nüüd ma veel käin ruttu poest läbi, mõtlen endale mingi batooni, sest mul on vaja 4 tundi vastu pidada. Nii et vahepeal mingit energiat sisse süüa oleks hea mõte. Aga jah, see päev on käes, nii et lähme siis Kaeme tantsusaali üle 3 kuu jälle üle ja saan lõpuks ometi niimoodi tantsida, et mul on ruumi nagu. Väga hirmus.
oi, ma olen väsinud. Oi, ma olen väga väsinud. Igatahes Preven magab. Mina jäin natukeseks enda seebikat vaatama. Aga tegelikult mul on vaja teha tali selle töö juurde homme kringel ja tort. Nii et ma hakkan seda nüüd kell 11 öösel tegema. Väga tore on ju. Aga kui lubatud, siis lubatud. Ma teen midagi viisid. Põhimõtteliselt ma mahustan vahukoore. Siis ma lisan sinna mingisuguse marju. Ma võtsin vaarikad, külmutatud vaarikad. Panen need sinna hulka. Purustan sidrunimaitselised küpsised. 2 pakki. Teen nagu tükkideks. Siis lisan segule. Panen veel sinna hulka hapukoort ja kohupiima ja siis segan kõik läbi. Purustan tigesti küpsised, sulatan või, siis segan kokku ja panen plaadi põhja nagu selleks põhjaks. Ja siis lõpuks kallan kõik selle segu, mis mul oli see vahukoore, küpsise, hapukoore, kohupiima segu koos vaarikatega sinna vormi sisse üleöö külmikus ja valmistongi. Nii et ta tegelikult võtab mul mingi 15-20 minutit, nii et see jääb kiiresti. Ja kringle jaoks ma võtsin ka juba valmis lehtaigna, pärmilehtaigna, nii et see peaks ka käima üldjuhul kiiresti, nii et ma loodan, ma saan 12 voodis, sest ma olen nii väsinud, aga trennid läksid väga hästi. Aga trennid läksid väga hästi, aga ma tõesti ei jaksa praegu rohkem rääkida, nii et ma pigem siis jutustan homme. Homme ma viin Preveni lasteaeda, siis ma toon ta lõunal koju tagasi. Ma tundsin tast täna nii suurt puudust ja reedel ma ka teda ei vii lasteaeda, nii et ma igatahes asun asja kallale. Tere hommikust. Täna on siis teisipäev. Kell on saanud 10 läbi natuke ja ma olen hullult väsinud lihtsalt. Mõtlesin, et ma jõuan mingi eile, kui ma neid torte ja asju hakkasin tegema eile, siis ma mõtlesin, et kell 12 saan raudselt magama. Et see käib nii kiiresti, aga reaalselt ma jõudsin mingi 1:30 alles magama. Ja siis ma ei saanud ka und. Ja siis mul ei tulnud ka kohe uni peale. Nii et ma arvan, ma jäin alles mingi kell 2 magama ja 7 oli äratus. Preveni viisin lasteaeda. Jäi ikka nutuga kahjuks. Mul oli nagu suur lootus, et ta täna ei hakka nutma, sest ta nagu ei olnud väga jonnine nagu. Aga ta ikkagi jäi kisaga, aga õnneks see kisa läheb kohe üle. Ja ma lähen talle täna lõunast järgi, sest ma tõesti tundsin eile tast nii suurt puudus. Ma viisin ta eile lasteaeda ja nägin teda alles kell 9 nagu õhtul ja siis ta läks ka juba ja siis ma panin ka ta magama kohe. Nii et ma otsustasin, et ma võtan ta täna lõunast ära, kuigi mul on täna vaja veel Märjamaal läbi käia. Täna on Märjamaal proovitrennid ja seda teeb üks teine treener, muidu mul peaks olema Lelles ka, aga mul on Lelle proovitrennid järgmisel nädalal, nii et sellel nädalal ei ole siis. Nii mul nagu täna selles mõttes on nagu vaba, et ma ise ei pea kuhugile nagu trenni minema andma. Ma olen praegu nii väsinud, et ma ei jaksa isegi õieti rääkida. Ma siin koristan ruttu toad ära. Tähendab, enamus on juba tehtud. Preveni tuba lihtsalt vaja veel auto kokku korjata ja siis tolmuimejaga. Ja siis ma lähen Raplasse. Mul panin kartulik keema, teen õhtuks kartulisalatit.
pluss mul jäi veel eile selle tordi segu ja nii palju üle, et ma sain selle väikses vormis veel õhtuks ka tordi teha. Nii et ja siis ma võtan võib-olla mingisugused viinerid või ma ei tea midagi kõrvale. Et nagu siuke nagu sünnipäeva õhtusöök on ju. Mul on vaja vlogi editida. Ma ei tea, millal ma seda jõuan. Mul ei ole üldse tahtmist. Aga ilmselt ma võtan tänase päeva jooksul selle ette. Aga mul ei ole siin pikka pidu, sest et mul on nüüd 2 tundi aega ja siis ma lähen juba Prevenile järgi, nii et ma pean vahepeal jõudma poodi. Ma pean Talisele minema sünnipäevakingi ära ostma, siis mul on vaja toidupoest läbi käia ja siis mul on vaja korra veel, no ühesõnaga mul on veel mingi küünlad ja asjad vaja vaadata tordi peale. Ja siis mul on vaja veel plakatitele ka järgi minna. Nii et tegemist on, aga tahtmist ei ole. No nii, ma olen ennast vahepeal kokku võtnud. Mul sai toad koristatud, kartul sai keedetud, nüüd ma lähen käin nendes poodides ära ja siis juba peangi Prevenile järgi minema. Ma mõtlen, kas ma ostan poest lilled või ma teen aiamaalt mingi kimbu. Mõistlik oleks vist aiamaa kimbu peale minna, kui on võimalus. Ei, mina juuan. No, sa võid värvida kõigepealt ja siis teeme su käe näiteks. Sobib või? Siis siin on sinu käsi. On ju? Nii. Nii. Nüüd siit läheb. Nii. Nüüd oota. No nii, kell on vahepeal juba saanud nii palju, et ma pean hakkama Märjamaale liikuma. Preven ärkas juba siuke tunnike tagasi. Ma ise lugesin natuke aega raamatut. Ja millise tahad? Ja siis ühesõnaga Preveni sain magama, jõudsin paar peatükki raamatut lugeda, aga ma pidin kahjuks siis hakkama kartulisalatit tegema. Nii et ma tegin kartulisalati valmis, siis mõlemad vanaemad käisid ka vahepeal, üks käis hommikupoole, teine käis õhtupoole, siis Talise sünna on ja siis nad toovad nagu kingitused Talisele, aga Talis on ise täna tööl. Ja siis me tegime Talisele sünnipäeva kaardi valmis ja nüüd me siin oleme. Paneme nüüd valmis, lähme Märjamaale. Ma kaua ei ole, ma arvan siuke 15-20 minutit ainult, meil on vaja korra veel poest läbi käia, siis ma unustasin küünlad osta. Ja siis me juba tuleme koju. Kaunistan tordi ära. Vist teen kringlika, ma veel mõtlen, kas ma viitsin. Ja siis olemegi valmis. Ja siis tuleb juba Talis koju, nii et tal ei ole aimugi, et ma olen siin väikse sünnipäeva õhtu meile planeerinud. Aga ma käisin vahepeal Raplas, ostsin Talisele kingituse ära ja ma ostsin midagi väga praktilist enda jaoks ka, sest et saate aru, meil ei ole kodus akutrelli. Nii et ma käisin ja ostsin talle sünnipäevaks akutrelli. Nii et nüüd see on meil olemas ja kui midagi on vaja parandada või midagi teha, siis ta saab selle kohe ette võtta, mitte kuskil küla pealt laenama minna. Nii et sellega on korras. Aga Preven, paneme riitesse. Oota. Ja lähme. Kus sa minema hakkad sellega? Tööle või? Mis sinu töö on? Menen sinna kaugele tööle. Lähed kaugele tööle või? Mis tegema hakkad? Mängima. No Maria hakkan sealt mängima tule. Vasta tuleb ka enne siia. Free, with me you're free to dream. I'll stay here while you sleep. You can depend on, baby, you can depend on. You give all my favorite colors.
Rõõms võid ehmatada nüüd. Õnne soovime sulle. Vaat mis sulle otsa. Õnne soovime sulle. Palju äge. tere hommikust, käes on siis laupäev ja tegelikult ma olen juba ammarganud. Hommikusöök on söödud, koristatud. Torti veel ei ole jõudnud tegema hakata, sest Talis läks, ma ei tea, 1,5 tundi tagasi Rapla vahukoore järgi ja liha järgi, aga ta ei ole siiamaani koju jõudnud, ma ei tea, mis ta teeb. Tegelikult me peaksime juba Rapla minema, sest et IMSi juures on meil täna talgud. Selles mõttes me laome puid ja teeme õunamahla. Neil juba töö käib, aga kuna ma ootan Talist, siis ma vist ei hakka teise autoga nagu Rapla minema, sest et mul oleks vaja ikkagi see tort kõigepealt kuidagi valmis saada. Vähemalt niimoodi, et ta saaks natuke nagu seista ka. Aga no kui Talist ei ole, siis Talist ei ole. No. Kas ma lähen äkki siis ise käin Raplas ära või ma ei tea, ma kohe igatahes helistan talle. Aga jah, ühesõnaga mul oleks vaja see tort ära teha ja siis päeva peale juba IMSi juures mingisugused snäkivaagnad ja asjad valmis teha. Ma vahepeal mõtlesin, et okei, äkki ma sätin siis ennast nagu õhtuks valmis, aga samas me hakkame seal puid laduma ja õunu korjame ja õunamahla tegema, siis higisten ja ma ei tea, et ma pärast äkki käin siis saunast läbi ja siis võtan lihtsalt vahetusriided kaasa ja äkki viitsin sirgendada juukseid, aga ma ei ole päris kindel, vaatan, kuidas tuju on. Et praegu mul on küll siuke tunne, et ma ei jõua enda asjadega valmis, kui Talis kohe ei tule, nii et jah. On tegemist see palju või? Vaja. Õnneks see paistab, kui märjaks tumin on ju. Kus oleme? Matu juures või? Mis teeme siin? Mängime meiga. Et sa teed õunamahla või? No näita mulle. Vlogger. Ma tulen kõik suuga muidugi. No ju tee. See oli ülisuurabiline. Sul oleks see tee. Sa mõtled selle helina pärast. Siis terve maailma rõõmsalt näin. Siis on laulud suus. Mul on ainult oodata sünnipäev. Said uue telefoni siis või? Ei saanud vana. Mis sul sellega oli? Nii, kell on 10:30 ja me läheme kodu poole. Pole nendega väsinud ja oleks võinud juba tund aega tagasi koju minna. Aga
pidas ilusti vastu, nii et ta jääb, ma arvan, mul juba autos magama. Ma olen praegu kahe vahel, kas jääda koju magama või siis minna edasi, kas siis Nõmme või Madhouse'i. Samas tahaks minna, aga samas kas on vaja. Et praegu ma igatahes lähen koju. Poja läheb tüttu, Talis läheb ka koju ja siis ma juba mõtlen edasi. Tegelikult ma olen suht väsi, ma ei tea, kas ma viitsin. Võib-olla lihtsalt seltskonna pärast. Kell on 1:41. Meie tulime Nõmme kõrtsust välja ja ma arvan, me kahetsesime seda täpselt sellel samal momendil, kui me istusime sinna laua taha. Nagu reaalselt. Nagu 15 euri mingi respekti peal. Nagu ma ei ole varem vist respekti niimoodi nagu laivis kuulanud. Ja no selles mõttes pulli sai, ma ei saa öelda, et ei saanud, on ju. Meil oli valida, kas me lähme Madhouse'is Shannonit kuulama või me tuleme Nõmme kõrtsu respekti kuulama ja me mõtlesime, et me tuleme respekti kuulama. Läheks küsiks hea meelega enda raha tagasi, aga noh, nii need asjad kahjuks maailmas ei käi. Siuke update siia õhtusse, näeme hommikul. Tere ilusat pühapäeva. Nädal on jälle möödas ja ma just lõpetan editimist, mis tähendab seda, et ma üle pika aja suudan jälle pühapäeval postitada. Tegelikult ma tulingi nüüd täna seda vlogi ära lõpetama ja ma mõtlesin natukene uue nädala vlogi peale ja mõtlesin nii palju, et teeks järgmise nädala vlogiga ka Q&A, mis tähendab seda, et ma postitan Instagrami küsimuste boksi, kus te saate kõik ükstapuha, mis kategoorias küsimusi küsida, lihtsalt see, mis sind ennast huvitab. Ja ma olen nagu nüüd, teen vist juba 4. kuud, jah, ma teen juba 4. kuud vloge. Ja kindlasti on palju asju, mida te minu kohta ei tea ja võib-olla, mis teid huvitaks minu kohta. Või kui ei ole küsimusi, siis võib-olla lihtsalt midagi öelda. Nii et ole hea, mine mu Instagrami ja hakka mind jälgima, sest et nüüd siin lähipäeval ma teen siis küsimuste boksi, kus sa saad mu käest küsimusi küsida ja mina siis uue nädala vlogis vastan teile Q&A-na. Nii et minu Instagram on @krissuke, kuudega krissuke. Ja nagu ikka, kui sa mind ei ole veel subscribe'inud ja sa oled siin juba mitmendat korda, siis ole hea, subscribe'i mind ja kui sul meeldis see video, siis pane like. Nii et üleskutse sulle, mine mu Instagrami, hakka mind jälgima. Kui tuleb küsimustega, siis esita mulle küsimus, et mul oleks uuel nädalal teile midagi Q&A's vastata ja jah, siinkohal ma siis lõpetan selle nädalase vlogi. Olge tublid, olge hoitud, näeme järgmises videos. Tšau!